tšau sõber, mina olen Loolele Anna ja täna ma olen Valencia loomaaias. See loomaaed pühendub Aafrika loomadele, nii et täna me kohtume sinuga loomadega Aafrika eri paikadest. Me näeme sinuga loomi Aafrika savannist, džunglist, märgaladelt ja selliselt eksootiliselt saarelt nagu Madagaskar. Tule koos meiega seiklema! Me alustame meie seiklust Madagaskari saarega. Seal on loomi, keda ei kohta ka kusagil mujal maailmas. Näiteks leemurid. Tule läheme vaatame. Kas sa tead, miks flamingod on roosat värvi? Flamingod on roosat värvi, sest et nad söövad krevette. Jaa, ma tean. Ja tead mida? Kui flamingo saab beebid, siis flamingo emme kaotab enda roosat värvi, nii et ta muutubki natuke heledamaks. Flamingo ema kaotab oma värvi. Valencia loomaaias üldse ei teki tunnet, et sa oled loomaaias. Vaata, siin loomad elavad sellistes kohtades, nagu nad päriselt looduses võikski elada, nii et täna on meil siin selline mini-safari. Vaata, need ongi leemurid. Vaata, kui ilusad, pikad ja triibulised sabad neil on. Ja leemurid elavad ainult Madagaskari saarel. Kuidas ta mediteerib? Kas proovime ka mediteerida nii nagu leemurid? Niimoodi või? Nüüd me näeme loomi, kes elavad ekvatoriaalsetel aladel. Need siin on antiloobid ja need antiloobid on harjunud elama märgaladel ja nad peavad olema eriti kiired selleks, et krokodillide eest peitu pugeda. Ja vaata, siin on väike krokodill. Vaata, kuidas ta vaatab meid. Ta mängib praegu kivikuju mängu. Zootroppiast. Jaa, ongi. Zootroppolisest oli see, on ju? Joo, tal olid ka niimoodi need. Täiesti ongi selle näoga, on ju? Joo, ainult ta peab natuke kuljem olema. Vaata, siin on magav leopard. Ma arvan, et ta sõi just kõhu täis ja nüüd ta puhkab. Vaata, kui ilus muster, eks ju? Aga kõht on tal hele ja ka selg on rohkem pruunikas, eks ju? Ma see, et see aken on lah. Seda ma küll ei tahaks. Ta näitas koha ette. Miks? Sest talle ei meeldinud see, et see teine šimpans istus seal samas tema koha peal, jah? Vaata, siin šimpansid hoolitsevad üksteise eest ja tavaliselt on nii, et see šimpans, kes on kõige tähtsam pesakonnas, tema eest hoolitsetakse kõige rohkem, et nii näidatakse, et sina oled kõige tähtsam. Vaata, seal on üks krokodill, kellel on suu lahti
mis sa arvad, kas ta ootab, et mõni linnuke tuleks talle suhu, maanduks suhu ja ta saaks teda ära süüa või siis ta ootab, et keegi puhastaks ta hambad ära. Huvitav, kas krokodillid teavad, et hambaid on vaja pesta 2 korda päevas 2 minutit? Vaata, seal on punane metssiga, Aafrika punane metssiga. Päris armas, vaata millised kõrvad tal on. Vaata, siin on jõehupu, need on praegu vee all ja jõehupu saab hästi kaua hoida hinge kinni, nii et ta vahepeal käib üleval veepinnal, võtab õhku ja siis jälle tuleb alla. Vaata, kalad justkui puhastavad teda. Näed, jõehupu tuli veest välja. Jõehubul on tohutult suured hambad, väga-väga suured hambad. Ma ükskord nägin, kuidas jõehubu toideti arbuusiga ja siis see terve arbuus mahtus talle suhu ja ta krõmsas lihtsalt hetkega ja oi, kuidas talle see meeldis. Mis asi? Arbuus või? Jõehubu sõi arbuusi, jah. Oota, seal on nii pisike. Need konnad on mürgised, kujutage ette. Nad on mürgised? Jaa. Konnad on kahepaiksed. Tähendab, et nad elavad maa peal ja vee peal. Ja, vee all. Ja, täpselt nii. Nüüd me lähme avastama Aafrika savanni loomi. See on selline avatud rohumaadega ala, kus on vähe puid, kuid kus elab päris palju erinevaid loomi. Näiteks seal on hüään. Hüään. Hüään või jüään? Hüään. Hüään. Tere suure peaga. Temast tehtakse pilti. Ma arvan, et te meeldite talle. Osso. Kui ma nüüd vaatan sebrasid, siis nad kõik tunduvad mulle ühesugused. Siin on neid täitsa mitu, aga sebrade mustrid on kõik erilised, ehk siis 2 ühesuguse mustriga sebrat ei ole olemas.
vaata, kas nad musitavad, ei. Aga mingi helluse hetk on neil küll ja Jaana lind on seal ees nii ägedalt. Siin peaks olema okas siga, aga ta vist läks magama. Jaa. Mina näen ainult okas siga kakat. Ja mina olen väikest lindu. Aga tead, et tegelikult kui okas siga ehmub nii väga, siis tal lähevad need üles. Aga kui ta on rahulik, siis teda võib paitada ta laseb oma okkad alla. Laseb okkad alla siis, kui ta on rahulik. No võt, kas saab paitada? No see paitada saab. No ja, aga mitte siin. No jah. Vot. Vaata, see on toonekurg. See on Aafrika toonekurg. Vaata, kui ilus. Natuke sarnane sellele toonekurele, keda me Eestis näeme, eks? Vaata, ilus punane nokk. Tere! Seiklus meil täna oligi, suur aitäh, et vaatasid. Tüdrukud, kas teile meeldis? Jaa. Aga milline loom sulle meeldis kõige rohkem? Elevant. Mulle ka meeldis. Kes sulle meeldis? Mulle meeldis kaelkirjak. Kaelkirjak meeldis. Ja tead, minule meeldis jõehobu. Ta oli ikka nii suur. Mulle meeldis isegi ka emme jõehobu. Meeldis jõehobu ja ta oli nii suur ja ta sai nii kaua olla vee all ja kaelkirjakud olid ka väga vinged, neil olid nii pikad keeled. Aga kes sulle meeldis? Kirjuta kommentaari, kes sulle meeldis. Suur aitäh, et vaatasid. Kohtumiseni varsti jälle. Tšau!